See minu selja taga on Lutski riiklik tehnikaülikool ja see ülikool on eriline just seetõttu, et selle kõrgkooli hoone renoveerimine on toimunud viimase 3 aasta jooksul ehk ajal, kui Ukrainas käib täiemahuline sõda. Nüüd lisaks on see ülikool ka üks 3 kõrgkoolist, kes astus Eesti abil suure sammu oma õppekvaliteedis edasi. Viimased 1,5 aastat on Haridus- ja Noorteameti koosseisus tegutsev HAKA ehk Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur eest vedanud pilootprojekti, mille raames viidi 3 Ukraina kõrgkooli hindamine vastavusse Euroopa nõuetega. Ukraina poolelt oli partneriks Ukraina Kõrghariduse Kvaliteediagentuur. Alguses oli küll plaan, et me teeme nendega koos, sealse agentuuriga koos teeme nende jaoks eraldi mudeli, aga kui nad tutvusid meie erinevate kõrgkoolide hindamiste mudelitega, siis neile tundus, et see, mida meie rakendasime aastal 2011-2012 esimest korda, et see võiks sobituda neile. Ja kuna see, et nad nüüd meie mudeli alusel läbisid institutsionaalse akrediteerimise, annab tegelikult Ukraina kõrgkoolidele, kes selles piloodis osalesid, sisuliselt riiklikult tunnustatud akrediteeringu, mis siis on ka Euroopas laiemalt tunnustatud. Haridusvaldkonna välistele inimestele kõlab ilmselt keerulisena, kuid lihtsalt öeldes tähendab see seda, et kui varasemalt hinnati Eestis ülikooli haridust igal õppekaval eraldi, siis nüüd tehakse seda kõrgkoolide üleselt. Sama mudelit rakendatakse nüüd ka 3 Ukraina ülikoolis, mis tähendab seda, et nende ülikoolide diplomid on Euroopas rohkem hinnas ning avavad ka edasiõppimiseks rohkem uksi. We see that still we have some barriers and some, let's say, problems our students and academic staff they face with their assumptions for like for example going and entering universities of European countries or when they want to continue their graduation, for example from after bachelor they want to come to enter universities for their masters in European countries abroad. And these pilot projects shows that our universities they are ready to guarantee that our students after educational process in Ukrainian higher education institutions they can continue their studies in higher education institutions of European countries, other European countries. Projekti rahastas Eesti poolelt Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ESTEV, kes on võtnud eesmärgiks panustada Ukraina ülesehitamisse. Ukraina kvaliteediagentuuri esindaja sõnul oli Eesti nende jaoks partnerina loogiline valik, sest ka varasemalt on 2 riigi vahel olnud hea koostöö. Asedirektor toob välja, et kuna Eesti kõrgharidus on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud, on meie kvaliteedimärk väga suur tunnustus. If university has accreditation in line with ESG conducted by a QA registered agency, HAKA is the QA registered agency, so it's like quality mark for like signal for employers, students, for all stakeholders that this is quality universities which have been reviewed against European standards. Pilootprojekti osutus valituks 3 Ukraina ülikooli, Ostrohi riiklik ülikool, Lutski riiklik tehnikaülikool ja Vadim Hetmani nimeline Kiievi riiklik majandusülikool. Kõigile 3 ülikoolile oli Eesti agentuuril võimalus sertifikaadid Lutskis ise üle anda. Koostöös Ukraina agentuuriga meil oli selge, et me ei taha esimeses pilootvoorus võtta võib-olla kõige suuremaid ülikoole, aga mitte kõige väiksemaid. Kindlasti oli üheks sooviks see, et me tahame võtta nad erinevatest Ukraina regioonidest. Ja väga oluline tegelikult ka see, et iga ülikool pidi esitama ka omapoolse motivatsiooni, miks nad soovivad selles osaleda, sest see osalemine oli vabatahtlik. See, kuidas ukrainlased oma riiki üles ehitavad ajal, kus endiselt käib täiemahuline sõda, on imetlusväärne. Ka siis, kui riigis kõlas parasjagu õhuhäire ja lendasid raketid, ei jätnud nad vajalikke samme tegemata, sest akrediteering oli nende jaoks lihtsalt niivõrd oluline. See oli päris tavapärane, et kui vestlused toimusid, siis mõne vestluse ajal oli vaja varjendisse peitu minna, aga tänapäeva Ukraina varjendid on muidugi nii hästi tehnikaga varustatud, et nagu keegi naljatas hiljem, et seal oli isegi parem ühendus, wifi ühendus kui seal päris saalis. Aga me oleme ka näinud pilte ekspertidest, kes istuvad kaevikutes laptops üles ja teevad oma eksperditööd. Nii et ukrainlane ei peatu millegi ees. Kõik tähtajad, mis on ette antud mingiks tegevuseks, need kõik täideti ära.
vaatamata sellele näiteks, et üks ekspert kurtis, et ta ei ole saanud 10 päeva kodus magada oma voodis, sellepärast, et ta on veetnud need ööd kõik pommivarjendis, sai oma tööga õigeaegselt hakkama. We worried about the air attacks and the program of visit of Ukrainian experts in person and Estonian experts online was very intensive, and we had no time for any some additional focus groups or meetings. That's why it was a challenge. A lot of people are on the front line in the educators and students are in the armed forces, and of course there are a lot of impacts, but I think why we stay so resilient and so strong, because we keep together and we keep working. We know that we need still ensure high quality high education, and it will help us to be stronger, and this is our contribution to our victory, future victory. Ukraina soovib sarnaselt Eestile liikuda institutsionaalse akrediteerimise suunas, et kõikide Ukraina ülikoolide uksed võiksid edasi viia Euroopasse. Et ukrainlased ei peaks riiki vahetades enam uuesti õpinguid alustama, sest sealne haridus ei vasta Euroopa nõuetele, ja ka et välismaalased sooviksid rohkem Ukrainasse õppima suunduda. See aga ei saa juhtuda enne sõja lõppu, kuid Eesti soovib tuge pakkuda ka edaspidi. Meil on kindlasti olemas valmidus veel panustada sellesse, et aidata nii Ukraina agentuuri kui Ukraina ülikoole. Ma arvan, et ta on praegu selline emotsionaalne lisaväärtus, mida meie sellest projektist oleme saanud, ehk siis väikese Eesti ja väikese agentuurina oleme meie ka kuidagi saanud panustada sellesse, et Ukraina kõrgharidusel paremini läheks. Aga me ise oleme ka ukrainlastelt väga palju õppinud kogu selle projekti jooksul, sest tegelikult ma arvan, et me võib-olla vähe saame aru sellest, kui tublid ja hakkajad ja arengule orienteeritud on ukrainlased praegu, just praegusel ajahetkel, kuidas nad vaatamata kõigele sellele, mis ümberringi toimub, ei ole püssi põõsasse visanud ja neilt on sisuliselt ka meie kõrgkoolidel väga palju õppida.